Täna näitan teile uut Garmini rattakompuutrit H800. See on siis puuteekraaniga rattakompuuter. Ja alustame kõigepealt sellest, et vaatame, mis karp endas sisaldab. Nii, karbis siis seade ise loomulikult. Rattahoidikud. Rattahoidikud on siis paigaldamiseks selliste kummist rõngastega. Ehk siis, kui meil on toru, siis me paneme selle ümber toru ja kahe kummiga kinni. Ühelt poolt, teiselt poolt. Nii nagu siit on näha. Ja kaks eraldi hoidikut on siin sees. Muidugi neid kummirõngaid on siin päris palju, aga hoidikuid jah, kahele rattale. Nii, järgmisena on meil pulsivöö. Pulsivöö, nagu juba siit märkate, on pehme rihmaga, mida on mugavam kanda. Nii et selliste trukkidega käib ta siit vahelt kokku. Võtan ta ka siit korra kilekotist välja. Kiirelt näidata. Nii. See on täiesti uus disain. Et premium pulsivöö. Kui varasemad pulsivööd, premium pulsivööd käisid siit lahti, siis näete, et nüüd on see ühes tükis kõik. Nii, siia paneme saatja vahele. Siin on meil andurid kahel pool, siin. Ja siit tagant siis ka reguleeritav igatpidi. Mis meil veel huvitavat siin on? Nii, siin on veel pedaalipöörete ja kiirusandur. Vajalikud magnetid siis rattale ja pedaalile kinnitamiseks. Ja plastist lipukad siis tagaargile anduri kinnitamiseks. Toalaadija koos siis erinevate otsikutega Inglismaa jaoks, Euroopa oma ja arvuti ühe. Aga vaatame siis seadet iseennast lähemalt. Nii, GPS ise siis näeb välja selline, mitte väga suur. All siis rattakinnitus, kruvidega ilusti kinni pandud. Seadmel on siis 3 nuppu, start-stop nupp, läpp reset nupp ja küljel sisselülitamisnupp. Tagaosast leiame 2 pistikut. Meil on siis mälukaardi pesa siin. Komplektis tuleb kaasa Regiosti teedekaart. Ja teine on siis arvutiga ühendamiseks ja laadimiseks. Aga paneme siis seadme käima ja vaatame menüüst. Paneme siis seadme käima. Meil on ka siia sisse pandud juba Regiosti kaart. Samuti on enamus seadistused kõik juba ära tehtud. Muidugi esimest korda sisse lülitades on vaja teha mõned lisaseadistused. Aga esimene lehekülg ongi selline satelliitidele leidmise lehekülg. Ülesehitus on väga lihtne. On nii-öelda treeningu lehekülg, kaardilehekülg, siis on meil pandud siia hetkel peale virtuaalne partner, nii-öelda tõusu ja laskumise ehk siis kõrguse lehekülg ja siis juba ring peal. Siia saab lisada veel palju teisi andmeid. Kui me nüüd menu peal vajutame, siis näeme siit Where to, ehk siis nii nagu auto ja käsinavigaatoritel.
saame valida aadressi näiteks, siis me saame võtta välja ajaloo, vaadata siit näiteks mis kui palju tehtud on, kui palju sõidetud, kui kiiresti sõidetud. Saame eraldi vaadata aja järgi. Nii, siis on meil olemas veel siin treeningud. Saame ise luua treeningu, kui soovime. Ja eraldi siis veel seadistada kõiki asju. Aga nii, mõned nii-öelda lühiteed veel. Siia satelliidi levi peal vajutades satume siis GPS-i seadistamise menüüsse, kus me saame siis GPS-i näiteks välja lülitada, sisse lülitada. Praegu hetkel on demo režiimi peal. Me saame, see on nüüd täiesti uudne kõikidel ratta GPS-idel, et me saame ka ise seadistada kõrgust. Ehk siis selle algkõrguse ära seadistada, et hiljem oleks see kõrguse näit täpsem. No hetkel võime siin näiteks 16 meetrit panna. Samuti siit on meil võimalik salvestada asukohta ja satelliidileht, vaadata koordinaate, vaadata palju täpsust on, palju kõrgust on ja kuidas satelliidid paiknevad taevalaatuses. Nüüd seadistused on väike mutrivõti meil. Bike settings, meil on siin olemas training pages, timer pages. Praegu oligi siis, meil oli üks treeninguleht ees, kus siis olid järgmised väljad. Saame siin muuta välju, ehk siis näiteks paneme 3 välja ja kõiki neid veel siit eraldi muuta. Nüüd neid valikuid on siin väga palju, mida siia kõike panna, näiteks kas kiirust või distantsi või pulssi või noh, mida iganes, et mida kell võimaldab siin näidata. Näiteks võime ka panna ühele juurde, näiteks kadentsi näitama. Nii, nüüd minnes järgmise menüüpunkti juurde on meil Bike Profiles. Siin me saame, näiteks siin on seadistada 3 erinevat ratast. Siit ka on näha, et saame rattale nime anda, rattakaal, umbes nii-öelda ratta läbisõit ja siis saame veel seadistada kuidas ma ütlen nüüd, ratta suurust. Aga kui ta on automaatik, siis see tähendab seda, et kadentsi ja kiirusandur võtab selle kiiruse, seadistab automaatselt seal ära ja kalibreerib. Muidugi on eraldi võimalik veel panna, mis andurid rattal küljes on. Kas on näiteks kadentsiandur mõlemal rattal või ühel rattal ainult. Kas on näiteks jõuandur küljes, võimsusandur. Ja siia 3 erinevat ratast saab salvestada. Edasi tulevad juba funktsioonid. Autoläpp on siis selline funktsioon, mis võimaldab automaatselt lugeda ringiaegu. Ja ringiaegu saab siis panna kas mingist kindlast positsioonist, ehk siis mingist kindlast asukohast läbi sõites, loeb GPS ühe ringi ära või mingi distantsi peale, näiteks 5 kilomeetri tagant võtab ühe ringi. Autopaus on siis automaatne taimeri peatamine, näiteks kui kiirus langeb mingi teie poolt alla mingi teie poolt määratud kiiruse või siis kui peatute. Autoscroll on siis automaatne andmete kerimine, nagu ma näitasin, siis mitu treeninglehekülge. Ja siit saame ka veel kiirust panna, kas ta kerib neid siis aeglaselt või kiirelt nende erinevate treeningandmete lehekülgede vahel. Meil on veel siin start node'is, ehk siis kui hakkate liikuma, olete unustanud taimeri käima panna, siis saate valida, kas kell annab sellest teada või mitte. Lisaks on meil pulss. Saame määrata siis nii-öelda ühendada pulsiandurisid ja määrata ka
erinevad pulsitsoonid, maksimaalne pulss, miinimumpulss ja siis vastavalt protsentidega erinevad tsoonid. Sama asi ka kiirustsoonide kohta, me saame panna tõusutsoonid, me saame panna nii-öelda siledal maal liikumise tsoonid ja laskumise ja sprindi tsoonid, samuti maksimaalse kiiruse. Edasi süsteemi alt leiame siis GPS-i seadistamise, millest ma eelnevalt ka juba rääkisin, ekraani seadistuse, ekraani taustvalgustus. Ekraani taustvalgustust saab reguleerida siis nii-öelda kaua taustvalgustust põlema peaks siit või siis saame ka küljenupust, kui vajutame korraks sisselülitamisnuppu, siis on meil võimalik kohe ka ekraani valgustust reguleerida. Samuti on siin olemas ekraani lukk, näiteks kui taskusse panete, et te ise midagi tegema ei hakkaks siin. Selle saab maha siis uuesti vajutades. Ja samuti on siin mõned nii-öelda lühiteed rattavahetusele. Saate erineva ratta valida, rattaprofiilid avanevad siis ja nii-öelda pulsivöö menüü ja siin nagu näitab siis ka kiirus ja pedaal, et ka need sensorid. No muidugi on ka siin võimsuse sensori valik olemas. Lisaks on siin veel, saate valida nii-öelda tagataustapilti. Siis on olemas ekraani pildistamine, ekraani kalibreerimine ja kuidas ma ütlen siis, taustakuva valimine, et kas ta oleks automaatne või oleks näiteks öine, päevane. Nii edasi liikudes kaardimenüü saame valida kas põhiüleval, nii-öelda keerab alati kaarti, kui on track-up, ehk siis vastavalt teie liikumisele keerab kaardi või siis autoga navigeerimine. See on siuke 3D vaade siis. Automaatne suum ja juhendamistekst, kas ainult navigeerimisel alati näita või ära kunagi näita. Meil on veel kaardi nähtavus. Siit saate veel panna, siin on väga palju seadistusi veel, mida siit kõike seadistada. Nii, navigeerimisseadistused, kas sõidate siin näiteks rattaga, autoga, mootorrattaga või jalakäijana. Saate erinevad teekonna eelistused valida, erinevad vältimised. Edasi on andmete salvestamine. Nüüd sellel kellal on uudsena andmete salvestamise all olemas ka salvestamine mälukaardile. Ehk siis kui seadme sisemälus on umbes vaba 80 megabaiti, siis näiteks sellesama Eesti kaardiga on siin, Eesti kaardi peal on vaba, olenevalt mälukaardist, aga hetkel näiteks on 2 gigase kaardi peal, on siin umbes üle 1 giga vaba ruumi, nii et täiesti piisab. Meil on veel ühikute võimalus valida siin erinevaid ühikuid, meetrisüsteem või siis jalad, Fahrenheit, nii edasi. Mis veel huvitav on see, et asukoha formaadi juures on olemas ka selline asi nagu Estonian Grid. Läks vale, paneme uuesti Estonian Grid, mis siis tähendab siis sellest süsteemi. Nii et ka selline asi on täitsa saadaval siin. Ja system setup, me saame siit valida keeli, kahjuks eesti keelt küll valikus ei ole, aga on näiteks olemas vene keel täiesti. Me saame valida hääletoonid, me saame valida kellaaega ja ka automaatset väljalülitamist. Ja
saame ka nii-öelda algseadistuse teha siit. nii, kasutaja profiil. Siit siis saab igaüks määrata oma soo, vanuse, kaalu, pikkuse ja kui aktiivse inimesega on tegu. Siin ka annab ta siis eraldi klasside kohta selgitused, et kui tihti te trenni teete, et mis klassi te võiksite valida siit. Weight scale, see on siis ühilduva kaaluga, saate ühendada ja andmeid omavahel siis sünkroniseerida. Mis veel edasi? Kui me läheme nüüd kaardileheküljele tagasi, siis kaardilehekülje peal, nagu nägite eelnevalt, panin siia veel 2 lisaandmevälja, need saab ära võtta alati. Ja noh, kui sõidate, siis nagu nägite, siis mingi aja möödudes need segavad ikoonid lähevad eest ära, nii et teil on rohkem kaarti näha. Aga me saame siit alati miinusega kaardi mastaapi muuta ja plussiga. Ja loomulikult saab ka lehitseda kaarti. Andmevälju muuta, kas või siit samast. Meil on siin kiirus ja nii-öelda suund. Kui ma hoian siin näppu peal, siis ma saan siia midagi muud panna. Näiteks paneme distantsi siia. Sama kehtib ka kõikidel lehtedel. Näiteks siin on virtuaalne partner. Mismoodi virtuaalne partner töötab, vajutame siit start-stop nuppu. Ja nagu näete, siis virtuaalne partner hakkas juba, vabandust, läksin korra pihta, virtuaalne partner hakkas juba kihutama siin. Ja siit näitab, palju ka teie maas olete juba. Panen stoppi. Miks ta nüüd andmeid vahetas, oli see, või tähendab lehekülgi, et mul oli autoscroll peale pandud. Ja siit teisest kõrvalt nupust peale hoides saame andmed lähtestada. Sama nii-öelda treeningu andmete leht, jälle peale hoides näppu saame neid vahetada jooksvalt. Et ei pea eraldi menüüsse sukelduma, et seda vahetada, vaid saab väga lihtsalt seda ära vahetada. Kui me räägime aga natuke navigeerimisest, siis Where2 nupu all on meil kõik valikud olemas. Me saame salvestada punkte sai siia salvestada 200 punkti. Me saame nii-öelda tagasi starti minna, saab sisestada koordinaate. Meil on otsingus olemas ka kogu näiteks aadressi otsing. Saame siit vabalt kirjutada näiteks linna sisse, paneme siit Tallinn. Nagu näete, siis seade reageerib hästi kiiresti ja tõesti on väga kiire aparaat, nii et siin müts maha. Saame selle kohe ära salvestada või siis kohe minna sinna ja ta joonistab teekonna sinna. Nägite, teekond joonistatud. Nii. Otsingu all veel saab nii-öelda lähedusest otsida. Saab otsida külasi, linnasi ja kõik muud huvipunktid, mis meil siin näha on. Kokkuvõtteks võib öelda, et tegu on väga asjaliku kellaga. Alguses olin vähe skeptiline selle suhtes, aga tundub tõesti, et kasutusmugavuse poolest on siiamaani küll kõige tublima kellaga ja tõesti väga lihtne on kõiki funktsioone kasutada ja käivitada ja kinni panna. Mis veel üllatas, oli ekraani tundlikkus. Ekraan on hästi tundlik ja väga mugav kasutada. Seade on kiiresti, reageerib kiiresti. Selline siis meie väike lühitutvustus oli. Kui tuleb uusi mudeleid, kohtume jälle.